Meil on tulemas üks tseremoonia. Kes on sellisest sõnast varem kuulnud nagu tseremoonia? Super, siis te kõik teate, millega tegemist. Ma ei hakka pikka sissejuhatust tegema. Aga nii palju ma võin mainida, et see tseremoonia, mis me siin läbi viime, on üks väga sügav. Ja see sügavus andis mulle selge arusaama, kui ma olen ise paar korda seda läbinud. Ja see on midagi, mida me saame kõik kodus teha igapäevaselt. Me saame võtta selle hetke, et tulla kohale. See on üks kohalolu väga selge praktika. Ja meil on kõigil olemas kodus selle jaoks vahendid. Ja millest täpsemalt seda kohe jutustab ja räägib ja jagab ja annab võib-olla isegi mõnele meist hea kogemuse seda teha. Kuidas seda teha? Meie imearmas Steve. Suur aplaus meie järgmisele esinejale, Steve! Et Steve sätib siin natuke asju üles, siis ma võib-olla ütlen, mis see on ka. Mul hea sõbranna ema Pärnust on rõivadisainer ja siis ma mõtlesin, et ühte ilusat pühariietust võiks olla endal ka. Nagu näha, siis see on juba natuke nagu selles mõttes lõhki kantud. Aga Jaapanit te kindlasti teate, kimonot te teate, ehk siis ta on sealt stiilist ja Jaapanist on pärit väga head teed. See, mis teed täna meile Steve pakub, seda ta kohe jagab, aga üks kogemus, mida mina ühel teedtseremoonial läbides sain tunda, oli see, kus ma reaalselt hakkasin nutma. Ehk siis toimub vaikuses kuskil tund aega ja siis sa lahinal nutad. Ja siis ei saa kohe aru, milles on küsimus, miks sa nutad. Aga siis saad ka aru, et nutmine, see on ju rõõm. See on tegelikult rõõm selleks, et sa lased oma emotsioonidel minna. Sa lased sellel, mis on sees jäänud kinni, sa avata. Et ma tean ise, et naistel on selles mõttes mitte olles nüüd soolised kuidagi siin pahameelt kellegi tekitada, aga naistel on see kuidagi naturaalsem, see nutmine. Ma saangi aru, et mina viimasel ajal olen hakanud ka mehele palju rohkem nutma ja julgustan kõiki noormehi tegema seda. See on täiesti normaalne. Olete nõus? Võib-olla. Proovige, katsetage. See lihtsalt väljutab mingisugused kohad, mis vajavad välja tulemist. See on sama nagu naerimine, et sa ei saa naermist kinni hoida. Kui on naerv tuju, siis lihtsalt naerad. See käib osa sellest. Steve, tervist, tere tulemast. Tervist, kuuleb mind väga hästi. No nüüd me teeme natukene maailmarekord, ma arvan, et kõige lühem, kõige kiiremini teetseremoonia maailmas nüüd toimub ja võib-olla kõige suurem ka. Tavaliselt ma olen harjutanud juua 2 käsi, 3 käsi, võib-olla koos 10 inimesega, aga 1000 teetseremoonia ajal, ei tea, vaatame. Ja võib-olla see on ka unikaalne, et peaaegu mitte keegi teist ei joo teed sel teetseremoonia. Paraku, vabandan. Ja võib-olla esiteks ma ütlen natukene vabandust, et mul on siuke aktsent. Kas ma olen arusaadav? Ja, ülilahe, kui ma Steve'i peale mõtlesin, ta vahest räägib mu inglise keeles, siis mõtlesin, et ta räägib nii ägedat eesti keelet, see on lihtsalt nii vaimustav, et üks inimene, kes ei ole sündinud, olete sündinud ju Kanadas? Kanadas, jah. Just, et keegi, kes on sündinud välismaal, on tulnud siia Eestisse elama, õpib eesti keele ära ja saab aru, kui oluline, kui ilus see keel on, mida me kõik saame kõneleda. Ja te teate ju kindlasti seda võlu ka, et kui sa välismaal käid ringi ja räägid eesti keeles, siis tunned, et mingi luksuskaup, ma saan rääkida ükskõik mis keeles, või ükskõik mida, ja ma räägin seda oma salakeeles. Ja kui sa seda saad rääkida ka puhtalt, ilusasti, ilma igasuguste võlu laendsõnadeta, siis see on puhas maagia. Vaatame, kui puhas ja ilus ma räägin ja pigem mõnus ja imelikult, aga ma olen enam-vähem valmis, siis võib-olla vaatame, kes veel võib täna nutma lava peal. Me mõtlesime nii, et meil ei ole väga palju ruumi, aga ma kutsun
teeme siuke teeloos, et ma kutsun 5 inimest lavale, kindlasti ainult need, kes tahavad ja võib-olla, et teha seda lihtsamalt, ma valin ainult siit, kui keegi tahab ja võib-olla võtan inimesed, kellel on eesnimi S-tähega alustada. Super, üks on olemas. Kas on ainult üks? Kindlasti, kui me valiksime K-tähtega, siis kõik võtaks seda. Okei, kes ideaalselt tahab laval teed juua? Super, meil on olemas S-tähega üks, palun, tuled sina? Teeme aplausi ka. Tulge nii pidi. Kes veel? 1, 2, 3, 4 ja ütleme 5. Ja. Tere. Palun, võtke istut. No nüüd, mis toimub siin, on väga lühike versioon ühe teetseremoonia, mis on pigem iidne Hiina traditsioonist tulnud. Tavaliselt me istume niimoodi kuskil vähemalt tund poolteist. No meil on aega lõuna, nii ja enamasti vaikuses. Ja see võiks mõndele tundub natukene imelik, et kuule, ma ostan teed Maximast või Coopist ja lihtsalt viskan kruusile, panen kuuma vett ja kogu lugu ja mis siis istuda Buddha moodi enne seda teed või midagi. Siis lihtsalt, et anda natukene konteksti, et ma kindlasti ei räägi sellest teest, et mina ka ei istu teekoti ette niimoodi, aga mis on erinevus siin, on see tee ise ja lähenemine talle. Siis see tee, kui see on elav, metsikult kasvatatud, võib-olla laagerdunud, vanadelt puudelt kasvatatud, mitte masstoode, kus on pritsitud hästi palju pestitsiidiga ja müüakse nagu tolm tegelikult on nende teekoti sees. Seal ei ole väga palju eluenergia, ütleme, jätkub, aga võt see tee, mida mina pakun teile täna ja mida ma katsun juua igapäevselt, on nagu elavad teed, see on üks dark time, mina arvan, ja tegelikult tee on inimene parem sõber, võime öelda, et inimene planeetil, võib-olla mitte Eestis, aga planeetil joob rohkem teed kui kõik teised joogi, rohkem kui kohv ja õlu, vein, Red Bull, ükskõik mis, on vesi ja siis tee. Ja siis on palju häid põhjusid selleks. Ja see lähenemine on see teine komponent, et mina võiksin juua maailma kõige paremat teed näiteks, aga termosest ja rulli taga või arvuti taga ja minu tähelepanu on igale poole, siis ma saan ainult mingi väike osa sellest. Et tegelikult see on eluõpetus ka, et ükskõik mida sa annad oma tähelepanu, sa saad veelgi rohkem tagasi sellest. Siis ma ütle, kes on siin saalis sündinud 2005 aastas. Kas on keegi? Ütle, yes, sir! Wow, cool. Kanada stiil. Et mina täna serveerin teed, mis oli korjutatud sel aastal, 2005. Ja tegelikult terve teie elu jooksul on seda tee siin selles, ütleme, karpis ootanud ja mediteerinud. Kõik, mida sa läbi elasid oma elus, tema lihtsalt ootas väga kannatlikult seda hetket, et me võime seda juua koos.
mida ma pakun, on 6-7, mida ma pakun, et ma serveerin kõigile üks kausi ja ma pakun, et me teeme 1,5 minuti väike vaikuses siin saalis, kui nad joovad üks tass. Tavaliselt seda, nagu ma ütlesin, kestab 1,5 tundi, aga vaatame, kas me saame natukene sellest olukorrast. See tee nimi on puer, tuleb Hiinast, tuleb hästi tummine, aga see on metsikult korjatatud, vaatage enda poole, et see on ka üks põhjus, miks me anname tähelepanu teele niimoodi, ja me võtame midagi sisse, aga tegelikult see on üks meditatiivne viis ja kõik, millest me räägime täna siin saalis, on sellele pööranud, et kuidas paremini oma sisemaailma aru saada, mis toimub sisemaailmas. Siis kindlasti alguses, kui joome teed, me paneme tähele, kuidas see maitseb, kas see on hea maitse või paha või meenutab millest, aga vajalikum on isegi pärast seda, maitse on üks asi, kui see on maitsev, see on okei, aga see on nagu juurde, nagu lisaboonus, aga kuidas keha tunneb pärast joomist, see on see, või pärast söömist, see on üldine küsimus, mida me tahaksime saavutama ja pärast ma arvan, me räägime natukene, miks see on vajalik, et teada või tundma, mis toimub meie emotsionaalsed tasandil. Kas sul on külm? Mul on külm, jah. Tundub, et tee tuleb. Pretendeerime, et me oleme iidne campfires kuskil Hiina džunglis. Kas olete... Me teeme äkki vahepeal tutvumisringi või? Jah. Nimi ja kool näiteks. Ja kas joote teed kodus mõnikord? Jah, see on hea küsimus. Ma olen teel ja ma tulen Parksepa keskkoolist ja ma joon kodus suhteliselt harva teed. Marianne, Tabasalu gümnaasium ja ikka joon teed. Tere, minu nimi on Sandra ja ma tulen Alaskivi põhikoolist ja ma joon teed päris tihti. Tere, mina olen Margot, ma tulen Tallinna Kunstigümnaasiumist ja ma ütleks, et ma tegelikult joon päris tihti teed. Tere, ma olen Irene, ma tulen ka Tallinna Kunstigümnaasiumist ja ma joon pigem üsna harva teed. Hästi, kõik on lubatud. Ma ei kutsu teepolitsei lavale. Okei, aitäh. Olete vaprad ja valmis. Ja selle kausi joomise ajal see on väike kingitus teile, saate lihtsalt istuda ja pöörage tähelepanu ka siis oma sisemaailmale, mis toimub.
Aasias nad usuvad, et tee ja tee joomine on siserahu ise. On niisugune väljend, et tee ja zen on üks ja sama maitse. Või meil öelda, et tee on nagu meditatsioonitassis sees. Ja juba 1000 aastat seal tee ja meditatsioon oli, elavad käsi käes. Et huvitav kombel, et see lähenemine ja rituaalne meditatiivne lähenemine on üks vajalik komponent, aga tee ise sisaldab hästi palju erinevad komponentid, mida samal ajal teravdavad mõtte selgeks ja ka rahustab kesknärvisüsteemi. Ja meil on, ja see on tegelikult see meditatiivne seisund, on hästi fookuses, hästi siin ja kohal ja maandunud, aga samal ajal rahulik. Et meil ei ole, mõnikord meil on vaja natukene raputamist ja võib-olla Red Bull ja topelt espresso on mõnikord vaja, aga seda iga päeva jooksul raputamist nagu go, minek. Tegelikult see ei ole väga tervislik lõpuks meie organismile. Ja tee on selline, mis annab siuke vajalik tugi, aga samal ajal rahustab närvid, emotsioonid. Ja siis sellepärast me joome meditatiivsel viisid ja munkad juba 1000 aastaid seal kloostrides joovad teed terve päeva jooksul ja mitte topelt espressot, et ma arvan, et munkad oleks natukene hoopis teistmoodi rütmis kui kogu aeg niimoodi. Mitu korda sa saad ühest teest tõmmist saad? Sõltuvad teest, aga näiteks seda teed 10 vähemalt. Ja see ei sõltu ainult teest, see pigem sõltub meie kannatlikkust. Et väga tihti ma võin teha mingi tee nagu 5 tõmmist samadest lehtedest, aga siis minu aju, minu monkey brain hakkab mõtlema, nüüd on natukene lai ja ma tahan teine maitse. Siis midagi veel on ja see kogu aeg on niimoodi. Aga kui meie ootame ja proovime võib-olla teistsugune kogemus saada sellest ees ja võib-olla laiem, aga mis siis? Siis me avame oma südant talle. Siis nagu üks harjutus, mida me teeme nagu teemaailma alguses on see, et me õpime, kuidas nautima isegi need viimased tõmmised ka. See täpselt sama nagu inimeste kohta, kui me oleme ainult huvitatud, kui inimene on noor, plahvatuslik, huvitav, elavad ja need vanemad inimesed, kes on võib-olla rahulikum, natukene laiem selles perspektiivis, kui see ei ole huvitav, siis me palju huvitavad asjad ka ei kuule. Siis on nagu ka jälle eluõpetust läbi tee joomist. Kui ei ole paha vastus siin, aga kuidas maitses? Ahah. Ütleb, et meenutab viiruki maitse natukene. Kas meenutad mingi teine maitse ka? Või kogemus? Mul on väga siivutatud mõtted, ma pigem ei jaga. Ma kuulsin kõikest, eriti sellest eest, et see on nagu vetika moodi või vana raamatud või nii edasi, hobuse maitse ja nii edasi. Ja hobuse ja kala maitse, it's okay. Te tead, mida me siin joome, siis mingi sõnnikulaadne toode on. Ei lihtsalt nagu... Aga heas mõttes. Ja, absoluutselt, muidugi sõnnik lõhnab, või lõhnab. Lõhnab hästi muidugi, ja, hästi. Sõnniku mahla tegelikult nagu soojastan. Ei. Aga nagu ma ütlesin, see maitse on nagu üks rida tegelikult nagu pinna peal. See alustab siit, aga siis kuidas sa tunned pärast joomist? Mina olen küll väga kohale juba jõudnud.
no super. Minu meelest Steve kiirgab ise seda meditatiivset nagu zen inimest ja ütleme, see on ka kindel üks põhjus, miks me soovisime sind siin laval selle teemaga näha. Et sinu olemus, lihtsalt sinu kirg tulebki sellest, et sa oled lihtsalt kohal. Sa oled hetkes ja sinu nagu olemus lihtsalt nagu sa kopeerid lihtsalt seda head vaimu, mis sul sees on. Et see on väga jumalik. Wow. No, aitäh, aga siis see tähendab, et sa ei näe mind iga päev. et ja see on minu põhipraktika, kuidas kohal olla. Aga kohal olla ei ole mingi nagu lõpppeadus või kuhu sa saatad ja ütleb, et okei, ma olen nüüd kohal inimene tehtud järgmine. See on terve elu protsessi tegelikult ja vajab, sest et meil on siuke aju elu lõpuni ja see vajab igapäevne vähemalt mingi siuke praktika ja see on minu praktika. Ma loodan, et te kõik saite täna natuke, vähemalt teie saite selle kogemuse elavalt, saate seda kodus võib-olla järgi teha üksteisele, et teeme meie kaunitele, veetavatele neiudele ka ühe suure aplausi, et nad tulid siia. Aitäh! Ehk siis reaalselt mina hakkan nagu koperdama, ja siis ma mõtlen, issand, mul on laps käes,